Armsad sõbrad, täna tahan ma vaadelda teiega koos teist Jumala 10 käsust ning ma kasutan seejuures Martin Lutheri väikest katekismust. Niisiis, teine käsk: sina ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta. Mis see tähendab, küsib Martin Luther ja vastab: meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me tema nimel ei nea, ei vannu, ei nõiu, ei valeta ega peta, vaid et me teda kõiges hädas appi hüüame, palume, kiidame ja täname. Nii nagu kõikide käskude puhul on ka siin negatiivne ja positiivne pool. Negatiivne, see tuleb välja juba selle käsu sõnastusest. Sa ei tohi midagi teha, sa ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta. Ja Martin Luther nimetab siin kõige olulisemad viisid, kuidas Jumala nime kuritarvitatakse. Need viisid, mis on seotud põhiliselt ebausuga. Me ei tohi Jumala nimel kedagi needa, me ei tohi vanduda, nõiduda, aga samuti me ei tohi Jumala nime nii-öelda appi võttes või endale katteks võttes valetada ega kedagi petta. Me teame, et tavakõnepruugis lisandub neile nimetatud Jumala nime kuritarvitamise viisidele veel kõige tavalisem Jumala nime kasutamine nii-öelda parasiitsõna või parasiitväljendina. Ma ei hakka neid kordama, ma usun, et igaüks saab väga hästi aru, millest ma räägin. Aga need asjad, mida Martin Luther siin nimetab ja mida nimetavad ka teised teoloogid, kes on seda käsku seletanud, on märksa olulisemad. Nimelt kellegi Jumala nimel needmine, kellelegi halva soovimine, kasutades selleks Jumala nime. See on absoluutselt vale, kuna Jumal on hea, Jumal on armastuse Jumal ning kellelegi Jumala nimel kurja soovimine on vale, on vastuolus Jumala olemusega. Sama puudutab ka nõidumist, mida Martin Luther siin nimetab. See tähendab arvamist, et meie võiksime kuidagi Jumala väge oma huvides ja oma tahtmise järgi ära kasutada, kontrollida. Jeesus ütleb Jumala vaimu, see tähendab ka Jumalat ennast tuulega võrreldes. Tuul puhub kust ja kuhu ta tahab. Mitte sina ei kontrolli teda, mitte sina ei kontrolli Jumalat, vaid kõik on Jumala käes. Siin nimetatakse ka vandumist, selle all ei mõelda mitte eeskätt vandesõnade tarvitamist, vaid pigem seda, et me justkui tahaksime võtta Jumala endale garantiiks, taas Jumalat kontrollida. Jeesus ütleb selle kohta mäejutluses väga selgelt, et seda me ei tohi teha, see ei ole meie meelevallas, küll aga peaks meie meelevallas olema ilma vandumisetagi tõtt rääkida. Teie jah olgu jah ja teie ei olgu ei. Ja siit me jõuame kohe ka valetamise ja petmise juurde. Aga väga tähtis on mitte unustada ka selle käsu positiivset külge, seda, mida Martin Luther seletab nõnda, vaid et me teda kõiges hädas appi hüüame, palume, kiidame ja täname. Et me peame Jumalat alati meeles, et me hüüame tema poole, et me palume teda, palume tema armu ja tema abi, et me ei unusta teda kiita ega tänada. Ma tahan lisada siia veel ühe tahu. Jumala suurimaks käsuks on armastada teda kogu oma olemusega. Ja teine, nagu pühakiri juurde lisab, on selle sarnane: armastada ligimest nagu iseennast. Kui me nüüd võtame esimese nendest suurtest käskudest, armastada Jumalat kogu oma olemusega, kogu oma hingest, kogu südamest, kogu jõust,
siis ka see käsk, mis puudutab Jumala nime, on seotud sellesama kutsega Jumalat üle kõige armastada. Me teame, ma usun, igaüks teab, mida tähendab inimese jaoks tema armastatu nimi. Tema armastatu nimi on vaata, et sama kallis kui see armastatu ise. See nimi on meil kogu aeg meeles. See on meil peaaegu kogu aeg huulil. Kui me käime, siis me loeme oma sammegi selle nime tähti arvestades. Me hingame oma armastatu nimega. On ju niimoodi? Ma väga loodan, et igaüks teist teab, mida see tähendab. Mina küll tean. Aga mitte ainult oma inimesest armastatu nimega ei peaks me nõnda käima ja hingama. Meie süda ei peaks lööma meie armastatu, meie inimesest armastatu nime järgi, vaid ka Jumala nime järgi. Jumala nime kui armastatu nime oma südames ja huulil kandmine. See on see, mis on kõige tähtsam. Pühakiri ütleb, et Jumal tunneb meid nimepidi. Kõikide meie nimed on tema südames. Ja kui me tahame seda käsku õigesti pidada, kui me tahame õigesti järgida suurimat käsku, armastada Jumalat kogu oma olemusega, siis on ka Jumala nimi meie jaoks nagu meie armastatu nimi. Armsad sõbrad, ma soovin teile rohket Jumala õnnistust ja armastust ja seda, et Jumala nimi oleks alati teie üle ja teie südames. Kohtumiseni!